Scope Fabian 9 or 552, Tele Control, good morning, identified. Thank you, Scope Fabian 9 or 552. Mina olen Enn ja olen lennujuht juba aasta. Estonian 303, wind 320 degrees 8 knots, runway 26 clear for takeoff, straight ahead. 26 for takeoff, straight ahead, Estonian 303. Ciao. Head päeva. Ciao. See on mu abikaasa. Ma pärast kodus ütlen talle mis kordi. Ciao, pläu. Ma olen Britt, töötan Tallinna lennuväljal lennujuhina Tornis ja lähenemisüksuses ja töötanud olen alates 2008. Väga vahva eriala ja ma tõesti armastan seda ametit, aga enne seda õppima asumist ma tegelikult päris täpselt ei teadnud, mis asi see on. Erialale sattusin ma tegelikult juhuslikult, sest peale gümnaasiumi lõppu ma ei teadnud, mida ma teha tahan ja siis mu klassiõde ütles, et tema läheb lihtsalt nalja pärast läheb proovib Tartu lennukolledžisse. Tol ajal oli see Tartu lennukolledž. Koolitus oli intensiivne, väga põnev ja huvitav. Ma olen varem õppinud füüsikat ja IT-d natukene. Ja need olid sellised erialad, mida õpid, tean, et on kasulik, läheb vaja tulevikus, aga kuiv ja nagu väga ei eruta. Aga Lennuakadeemias neid kõiki lennundusmeteoroloogiat, aerodünaamikaid, kõiki neid asju õppides nägu naerul ja vahva istuda klassis. Tahvli peale joonistatakse mingeid lennukeid, aknalaga lendavad lennukid, kõik inimesed on toredad, pole olnud lõbusamat õpet mul elus. Aga esimesed 2 aastat on siis üldaineid, seal on füüsikat, kõrgem matemaatika, mida ei maksa karta, paljud kardavad neid reaalaineid. Seal on inglise keel, kui ma ei eksi, ja sellised üldisemad ained ja 3. kursusest siis esimene poolaasta on sul teooria, meteoroloogia, aerodünaamika, mis täpsemalt puudutab seda lennundust ja siis teine semester 3. aastal hakkab siis see praktiline pool, kus siis tehakse harjutusi simulaatoris. Koolituse raames sai ka mingid lennutunnid lennujuhtidele kirja pandud, et sai õpitud aerodünaamikat, õhusõiduki juhtimist, navigatsiooni ja sai ka natukene lennatud. Ma arvan, et lennujuhile tuleb ainult kasuks see, kui ta teab midagi pilooditööst. Meil oli küll praktika koolis ka ja seda lendamist, aga millegipärast ma mäletan, et mulle meeldis selle lendamise juures alati kõige rohkem see hetk, kus ma pidin lennujuhiga sidet pidama. See ongi siis peamine töövahend, radarekraan. Me tegeleme siin radari lennujuhtimisega ja selle ekraani abil ma näen, kus lennukid on. Tööpäev kestab 7 tundi, millest 3 puhkab. Ja tavaliselt on see töörütm niimoodi, et tund aega puldis, pool tundi pausi, tund aega puldis, pool tundi pausi. Aga võib olla ka niimoodi, et on 1,5 tundi puldis, tund aega pausi, 1,5 tundi puldis. See on kuidas kunagi. Graafikuga töö on väga raske ja eriti kui sa teed neid öövahetusi, selleks peab olema valmis, sest et ta paraku on inimese organismile väga koormav ja meil on selles mõttes hästi, et meil peale igat töövahetust on meil üldiselt jäetud ka 2 päeva vabaks, et me saaksime ennast välja puhata. Mulle väga meeldib see, et kui töölt ära minna, ennast väravast välja autosse istudes, panna makk tööle, siis mitte midagi ei mäleta enam tööpäevast. Väljatud siis, kui pole just väga lõbus olnud, et et ma tahan sellest veel kellegi pärast rääkida midagi sükest, aga muidu see emotsionaalselt ei tule just kaasa ja kodussuht oli muretse selle pärast väga palju, mis tööl toimus. Meil on ka palju üritusi väljaspool tööd. Meil on suhteliselt nooruslik kollektiiv. Me ükskord ühe kolleegiga arvutasime kokku lennujuhi keskmise vanuse. Ma ei tahaks seda siin öelda, sest see oli mõned aastad tagasi ja nüüd meil on nii palju noori juurde tulnud, nii et ma arvan, et sealt võib kõva mitu aastat veel maha võtta. Mul lõpuks tööle asusin. Oli see, et ma ei osanud midagi vaba ajaga peale hakata, seda on nii palju. Töö juures ka pausi on nii palju, kõik raamatud läbi lugeda, sõpradega suhelda, kõike võtta teha. Vaba aega on metsikult. Mulle meeldib, nagu ma enne ütlesin, selle töö juures see, et ma teen plaani, mina ütlen, kuidas toimib ja kui sa näed, et kõik tuleb välja hästi, kõik on õnnelikud, see on kõige parem tunne üldse. Ja muidugi ka see, et tööd koju kaasa ei võta. Nagu väga kiiresti selgus, mis on siiamaani, ma olen 1,5 aastat töötanud, mis on siiamaani tõsi olnud, on see, et iga päev juhtub midagi täiesti uut. Linnud ei ole põhiprobleem, meil on ka rebaseid päris palju ja siis siin saab ikka nalja, kui neid rebaseid mööda lennuvälja taga aetakse. Üle-euroopaliselt on lennundus väga pidevas ja kestvas ja tõsises arengus. Ja käimas on suured projektid, mis muudavad seda, kuidas lennuliiklus töötab, kuidas üksused omavahel asju ajavad ja
niisugused fundamentaalsed muutused on tulemas. Ma arvan, minu tulevik ongi lennujuhi töö. Võib-olla võtta kunagi ka mingi projekt juurde, mis ei oleks siis ainult kitsas operatsiooniline töö. Aga esialgu ma olen väga rahul sellega, mis ma teen ja kuna meil siin on väga põnevad ajad, süsteemid muutuvad ja töövahendid on kogu aeg muutumas, siis siin ei ole, igav ei ole veel hakanud. Vähemalt minu 4 aasta jooksul kindlasti mitte. Raske vastata, ma olen praegu väga rahul eluga. Ma mõtlen väikest viisi, mida edasi teha, võib-olla ennast täiendada hariduse koha pealt, midagi juurde õppida. Aga tööga võib, ütleme nii, et kui ma midagi välja ei mõtle, siis mul on väga hästi läinud, sest töö on väga hea. Et kui ma siia peaks jääma, siis ma ei ole õnnetu. Mult küsitakse seda palju ja kahjuks ma pean vastama, et ma ei usu ufodesse. Aga õnneks Enn usub. Ufod on kahtlemata olemas. Ma olen neid näinud mitmel korral. Jah. Radarekraanil ma neid ei näe. Või siis vahete vahel näen. Kui ma lükkan sisse primaarradari, siis ma näen, et seal on mingi täpp, ma ei tea, mis asi see on, aga ta lendab. Ja siis ma näen, kuidas tulevad Soomest hävitajad, võib-olla tulevad NATO hävitajad, võib-olla tulevad Rootsi hävitajad. Nad lendavad selle tundmatu täppi juurde ja siis nad tunnistavad ära selle õhusõiduki, siis me teame, kes see on. Aga enne seda on ta tundmatu. Lendav. Noorele, kes tahaks tulla lennujuhiks, ma kõigepealt soovitaksin enesekindlust. Et väga paljud kardavad neid sisseastumiskatseid ja tervisekontrolle ja see ei ole pooltki nii hull, kui võib-olla mulje jääb ja et see on ju nii stressirikas ja kuidas ma ikka tulen, teen seda tööd aga selleks me ju õpimegi mitu aastat, et tulla ja teha seda tööd.